Tere tulemast kuulama Teadlikuma ema podcasti. Appi, kui ammu ma ei ole teil ühtegi podcasti episoodi teinud. Oleme ausad, minu laps lõpetas 9. klassi ja ma olin täielikult sellel lainel, sest kui sa oled koduõppe ema, kui sa oled oma last 9 aastat ise õpetanud ja 9 aastat oled sa vastutanud, siis saate aru, ma olin kevadeks täiesti kaputti. Peale selle ma tegin väga palju hädatappu nii-öelda ehk aitasin väga paljusid Eesti noori eksamite nii, kes olid jäänud sügavalt hätta. Aga nüüd ma olen tagasi ja ma olen valmis tegema järgmist episoodi, sest teate, et uus hooaeg jälle algab, sügis varsti jälle algab ja nüüd oleks aeg rääkida, kas minu laps on kooliks küps. Paljudel vanematel on tegelikult valik, kas panna laps kooli nii-öelda natukene hiljem või mitte. Siis ma olen olnud 25 aastat vahelduva eduka nii-öelda õpetaja. Ma olen töötanud sadade lastega. Mul on olnud huvialaringe, ma olen olnud eraõpetaja, ma olen koolis olnud õpetaja ja ma tahaksin enda kogemused nüüd panna siia podcasti kenasti sisse, et te siis saaksite natukene kaasa mõelda. Okei. Minu kõige suurem soovitus, mida ma saan teile üldse anda, on pange laps kooli nii hilja kui võimalik. Kui mina olin väikene, sündinud aastal 1982, siis me kartsime õpetajaid, me kartsime oma vanemaid. Ja kui inimene elab hirmus, siis tema aju areneb ühtemoodi. Õnneks, oh my god, õnneks tänapäeva lastel ei ole enam selliseid hirme. Muidugi nad kardavad, absoluutselt nad kardavad, aga nad ei karda enam halvavalt ja nende aju saab areneda täiesti omasoodu. Ja mul on üks tore tuttav sihukene psühholoog, kellega me oleme ka nendel teemadel arutanud ja ka tema ütleb, et tänapäeval kestab puberteet 26. eluaastani. Ehk ka mina näen oma töös seda, et lapsed küpsevad hiljem. See, milleks olin mina valmis, tänapäeva lapsed ei ole valmis, lapsed küpsevad hiljem. Ehk ma ütlen, see on nagu sihukene nali, et sa võid ju tomati punaseks peksta, on ju. Punane tomat on punane tomat, aga ise küpsenud tomat on ka punane tomat, aga ta on palju maitsvam. Kui sa sööd seda kunstlikes tingimustes küpsetatud toitu, siis see ei maitse ju nii hea kui enda kasvuhoone tomat. Seesama hirmuga kunstlikes tingimustes sunnitud õppima laps õpib küll, aga ta ei hakka kunagi elu nautima nii nagu see laps, kes küpseb omas mahlas. Ja uskuge mind, ma olen koduõppe ema, kes on 2 last ise kasvatanud, õpetanud, üks käis korra koolis. See on täiesti eraldi teema. Kui keegi muideks tahab kuulata minu koduõppe kogemusi, siis tarkmina.ee õpinurgaga liitudes te saate kuulata minu koduõppe kogemusi. Ma ei tea, kas te kuulete trimmerid ja muruniidukid taustaks, aga sorry sõbrad, see on suvised hääled, et naabrid on meil siin hullult aktsioonis. Nii, ühesõnaga, pange laps kooli nii hilja kui võimalik, et need tomatikesed saaksid küpseda oma isiklikus mahlas. Ja vaadake, kui minu lapsel oli kõneprobleemid, siis öeldi mulle, et ema, te jäite hiljaks. Need sõnad tapsid mind nii seest, et ei kujuta ette ka ja ma hakkasin uurima ka, kuhu ma hiljaks jäin. Ja siis nad ütlesid, et esimeses klassis peavad olema kõik lapsed ühe joone peal. Kõik lapsed peavad olema täpselt ühe kvaliteediga ja teate, seda te tegelikult saavutategi siis, kui te peksate tomatid punaseks. Nii lihtne see ongi. Aga kui me laseme lastel oma soodu areneda, mitte siis ekraanide keskkonnas, vaid heas kasvukeskkonnas, empaatilises connectionis, kus on kontaktid inimestega, mitte ekraanidega, siis tegelikult lapsed ei saa. Nad ei saa ühe sama vanuseliselt ühe joone peale. Ja sellega ma usun, et me praegu silmitsi seisamegi, et koolis on kriis, sellepärast, et lapsed ei ole enam ühtlased, õpetajad on selle koormuse all ägamas. Aga kas minu laps on siis kooliküps või mitte? Kas sinu laps julgeb küsida abi? Kas sinu laps julgeb küsida abi? Ma tean täna väga palju väikeseid lapsi, kes võõraste inimeste juures hanguvad ja ma garanteerin teile käsi südame peal, et kui te saadate kooli lapse, kes võõras keskkonnas hangub, siis tema probleemid hakkavad kuhjuma ja kuhjuma ja kuhjuma. Laps peab julgema küsida abi. Laps peab saama tunda ennast ka võõras seltskonnas hästi, sest see klass ja kool on talle võõras väga pikka aega. Kas laps oskab pettumusega hakkama saada? Kes ei oska, see hakkab tundis segama ja kiusama.
ta-ta-ta-ta. Ja nüüd saad aru, me saadame kooli täiesti ebaküpseid lapsi ja siis õpetajad ei ole probleem. Õpetajatel tegelikult ei ole probleem siis sellega, et lapsed ei õpi, vaid et lapsed ei julge küsida abi, nad ei saa hakkama enda tunnetega, on ju. Kas laps teab, et eksimine on õppimise osa? Või ta on liiga idealistlik, liiga karm enda suhtes, häbeneb enda vigu? Kuidas teil on? Mõelge rahulikult. Kas võõrad tunduvad talle rohkem seikluse või jõudusena, seda ma muidugi natukene juba mainisin, aga võõrastega peab laps tundma ennast hästi, vastasel juhul ta ei ole valmis kodusest kookonist lahkuma. Ja teate, mida mina olen märganud oma mentori aastate jooksul ja ka enda koduste laste peal? Ma olen märganud seda, et kui lapse närvisüsteem kogeb väga suures koguses turvalisust, kui laps on hästi-hästi ära turvatud ja kui tal on lastud närvisüsteemil rahulikult küpsida, siis ühel hetkel laseb lapsukene emme seelikusabast täiesti ise lahti ja ma võin teile seda garanteerida, et see nii on. Et ei ole nii, et ma pean teda lükkama, mida rohkem ta kardab, seda rohkem ma teda lükkan, seda suurema psühhotrauma sa teed ja seda suuremalt tulevad pärast igasugused ärevushäired, paanikahood. Nii et miks me vanematena tahame kogu aeg lapsi kuskile ära lükata? Sest me ei ole lasteks valmis olnud, ei majanduslikult, ei hingeliselt võib-olla, on ju, aga mina tahan ju oma elu elada ja nüüd ma pean lapse pärast mingi kodus passima või? See on üks osa emadest ja teine osa on, et majanduslik pressib peale, on ju. Aga see on teise podcasti teema, et kuidas teadlikult siis vanemaks saada. Oleks ise kah tahtnud teada, sellepärast ma jagan vahepeal sihukest tagantjärgi tarkusi, on ju. Nii, oskab kuulata. Mida õpetaja klassi ees kõige rohkem teeb? Palun kuulake mind, jälle te ei kuula mind, palun kuulake mind. Õpetajal on väga-väga raske saada tähelepanu ja lapsed ei oska kuulata. Lapsed on hüperaktiivsed, sest nad on suhkurt täis, ekraane täis, lapsed ei püsi paigal. Ma näen, kui raske on mõne lapsega saada näiteks silmkontakti. Ja kui te saadate kooli lapse, kellega on võimatu või ääretult raske saada silmkontakti, siis palun öelge mulle, kuidas õpetaja peaks seda tegema, kui tal on klassis mitu sellist imelist olendit. Kas te saate aru juba, kuhu need kooliprobleemid hakkavad olema maetud? Me peame õpetama lastele, kuidas kuulata, aga väga paljud emad on nende samade lastega kodus hädas. Ta ei kuula mind, ta ei kuula mind, ta ei kuula mind ja siis me saadame ta kooli, arvates, et no küll ta seal kuulama õpib. Kuidas ta õpib? Seal ei õpeta teda mitte keegi, seal sunnitakse teda kuulama. Oi, järgmine on tõeline kullapauk ja kullaauk. Suudab püsida paigal. Ja teate, mis? Ebaküpsed lapsed ei suuda püsida paigal. Küpsed lapsed suudavad püsida paigal. Ebaküpsed lapsed, ega see ei tähenda, et lapsel midagi viga oleks. Lapse füüsilises kehas on arenguetapid, kus laps ongi liikuvam. Ta peabki olema liikuvam, eriti poisid. Ja kui me nüüd magame maha selle, et keha läbib parasjagu väga liikuvat perioodi ja me paneme selle lapse kooli, siis mitte midagi head sealt tulla ei saa. Nii et mina ütlen, pange laps nii hilja kooli kui võimalik ja rajaleidjad ja kõiksugused laste, ma ei tea, tugispetsialistid, kui nad vaidlevad vastu, siis ma ütlen neile, ütlen ausalt, siis minu jaoks nad ei ole spetsialistid. Sest et kui lapsel on motoorne rahutus, tuleb kõigepealt üle vaadata tema menüü, tuleb üle vaadata tema siis selline päevane liikumine, uni tuleb üle vaadata, kindlasti tuleb üle vaadata siis ka see, et äkki ta on sellises kasvuperioodis, kasvufaasis. Nii, tunneb maailma vastu huvi. Teate, laps, kes endiselt vahib sul legosid. Laps, kes endiselt mängib sul, ma ei tea, pabernukukestega. Teda ei huvita maailm. Tema on endiselt oma pea sees loodud fantaasialugudes. Mida te talle õpetate? Tal ei ole vajadust ju selle järgi. Ja see, kui lapsepõlv kestab natukene kauem, see ei tohiks ju olla mitte midagi halba, on ju. Nii et mina ütlen, et me oleme sattunud sellisesse olukorda, kus lapsed enam ei peksta punaseks, nii-öelda tomatid ei peksta enam punaseks. Tomatikestele on loodud armas väike kasvuhoonekene, aga nüüd me pole rahul sellega, et erinevad sordid
küpsevad erineval ajal. Me pole rahul sellega, et ta ei küpsenud valmis selleks ajaks, millal riik käskis. Riik läheb sinu kasvuhoone ukse peale ja ütleb, kõik need tomatid peavad olema valmis selleks kuupäevaks, selleks kellaajaks. Ja sina nüüd mine istu palun sinna tomatitaime juurde ja vaata, sa pead talle keemiat andma ja lastele väga palju antakse täna keemiat, et ta saaks koolis hakkama, mis on minu jaoks täpselt see, et sa lähed ja teed riigi jaoks oma kasvuhoone, paned õigel ajal nii-öelda kasvama, kandma neid tomateid. Ühesõnaga, keemiaga me saame protsesse kiirendada, tehislikult me saame protsesse kiirendada ja hirmu ja peksuga me saame protsesse kiirendada. Aga mis siis saaks, kui me ütleksimegi, et Mati peab kooli minema 9-aastaselt. Aga siis ta ei saa ju minna kooli oma lasteaiakaaslastega, kallid sõbrad. Pange nad oma lasteaiakaaslastega kooli, kui see on teie ainus põhjus. Te saate kõik probleemid, mis lapsel hakkab, laps ei julge abi küsida, tal tekivad sisemised pinged, siis ta hakkab sisemisi pingeid teiste peal välja elama või lõpuks hakkab ennast lõikuma, hakkab enda peal välja elama või lõpuks ta ütleb, mina ei taha enam kooli minna, sest ta kogeb pinget, aga ta ei tea, mida selle pingega teha. Siis teda ei huvita see, mis ta seal õpib, sest see ei käi tema arenguetapiga kokku näiteks. Siis ta ei suuda püsida paigal, ta segab tundi, ta hakkab saama pidevalt õpetaja käest märkus ja pahandamist. Lõpuks on kool muutunud täiesti vastikuks ja rõvedaks kohaks ja te seisate jälle silmitsi kooli nii-öelda streigiga ja siis me ütleme, kool on paha, õpetajad on paha, õppimine on paha. Ei, me saadame kooli ebaküpse lapse. Pidage meeles, iga sort küpseb omal ajal, oma kiirusega. Ühe tomatitaime küljes olevad tomatid ka ei küpse ju täpselt 1 kuupäevaks, on ju. Miks meil ei ole julgust vaadata, et kas meie laps on küps? Miks meil ei ole julgust tunnistada seda, et ta ei saa minna lasteaiakaaslastega koos kooli? Mida me kardame? Et on liiga vana siis, kui ta kooli läheb, aga ta on valmis. Ta saab väga positiivse kogemuse, ta saab eduelamuse, ta aju on nagu üles küntud põldviska, vaidseeme ja läheb. Miks ma armastan koduõpet on just sellepärast, et ma nägin, et minu lapsed vajasid lisaküpsemisaega. Ja nad said selle. Nad läksid küll nii-öelda 1. klassi, aga me tegime kõike, mis oli ealiselt sobilik. Ma ütlen teile niimoodi, et lapsevanemad kardavad endiselt liiga palju seda, mida teised arvavad neist. Lapsevanemad tahavad ise ka olla väga-väga tublid, eriti lahe oleks, kui minu Mati ja Kati oleks teistest arengust ees, siis ma saaks endale rusikaga rinda taguda. Ma olen ju kõige sellega ise ju rinda pistnud. Muidugi me tahame ju, et meie lapsed paistavad silma. Muidugi me tahame, et nad oleksid pjedestaalil esimesed. Muidugi me tahaksime, et me saaks öelda, minu Mati on kuldmedalist. Aga teate, mis mina avastasin? Ma olen 21 aastat olnud ema. Ja minu vanem poeg on praegu 21 ja kui ma teda vaatan, siis ma mõtlen, et kõik need medalid, kõik see teiste õlgadele seismine ei maksa mitte midagi. Teate, mis maksab või? Kui laps on õnnelik. Lõppkokkuvõttes, kui su laps on suur, võid sa nende diplomitega nii-öelda, nagu minu isa ütles, et paber on pepu pühkimiseks, on ju. Kas sa lõhud nende paberite nimel oma lapse ära? Või sa annad talle aega küpseda ja ta on õnnelik? Elu on väga raske. Lapsed peavad hakkama elus silmitsi seisma sellega, et kuidas leida oma inimesed, kuidas leida oma koht, kuidas leida enda positsioon, kuidas leida üles see, mis mulle meeldib, kuidas siin maailmas navigeerida. Lapsed peavad kõige sellega silmitsi seisma. Ja mis on siis sinu soovid selle kõrval? Meie peaksime andma lapsele võimalikult terve vaimse keskkonna, mis tähendab seda, et me ei pane teda kooli liiga vara. Ma tean nüüd, et meie riik sunnib lapsi. Ma tean, et minul on kirjutanud inimesed, et Rajaleidja ei anna pikendust ja see ja teine koht ei anna pikendust, aga võtke 1.-2. klassil, võtke koduõppele. Ja tegelikult on meil täna seadus, et lapsel on õigus korrata igat klassi. Võta ta koduõppele 1. klassis ja siis jätad 1. klassis uuesti istuma
ja läheb uuesti kooli esimesse klassi. Why not? Loll võib olla, kaval peab olema. On ju? Et kõik vanemad, kes panevad oma lapsed ebaküpselt kooli, puutuvad tegelikult kokku täpselt samade probleemidega. Laps ei taha enam õppida, ta ei taha enam kooli minna, talle ei meeldi tema õpetaja, talle ei meeldi õppeained, ta ei meeldi iseendale, sest ta võrdleb ennast teistega, ta näeb, et ta ei ole selles kohas, kus teised on. Ja ta hakkab iseendast väga valesti aru saama. Kõige suurem kahju tegelikult, mis sellega tehakse, on see, et laps ei taha enam õppida ja laps hakkab iseendast väga valesti mõtlema. Mõelge nüüd korraks, kas olla kaval, kas läbi rääkida erinevate siis selliste spetsialistidega, kas võtta lapsele see üks lisaaeg või panna ta tõesti kõikide sõpradega samasse klassi. Lapsed ei ela tegelikult nii valusasti seda üle, et ta ei saa sõpradega samasse klassi minna, kui sina ei ela seda üle. Kui sina võtad seda normaalselt, kui sina tead, miks sa seda teed. Kui sina oled eeskuju, kui sina oled sisemiselt rahul selle otsusega. Mul oli siin just üks ema, kes pani oma lapse Soomes ühte kooli ja nad olid täiesti valmis sinna kooli minema. Aga siis nad said teada, et laps peab minema hoopis teise kooli. Ma ei tea, mis süsteem seal on, igastahes seal määrati lapsele teine kool. Ja ema ei julgenudki lapsele seda uudist teavitada, sellepärast et oli ise väga lappes. Kõik temast läks lappesse, sest et lapse sõbrad on ju seal esimeses koolis. Ja me tegime mentorlust temaga, kuni ta leidis endas väga suure rahu, siis ta rääkis sellest lapsele. Laps sai sellega väga hästi hakkama. Nii et probleem on tegelikult sinu suhtumises. Ma loodan, et ma võin ütelda natukene otsemalt asju, sest et me elame ajastus, kus võiks ju öelda juba asju natukene otsemalt. Liiga vara kooli pandud lapsega hakkavad olema väga suured probleemid, mis lähevad maksma väga palju. Rahaliselt, ajaliselt, lapse psüühiliselt ja lapse minapildiliselt. Kuule, aga sellega ma vist saingi kõige põhilisem ära öeldud. Et sõpradega kontakti hoidmine ju jääb ju endiselt. Kui nad on sõbrad, siis nad ongi ju sõbrad, on ju. Ja muidugi, kui sa jätad siis lapse nii-öelda koju ja võib-olla kui sa näed ära juba varakult, et ta ei ole ikkagi selleks vanuseks küps, võib-olla oleks aeg siis luua teise lasteaiarühmaga sõprust, on ju. Aga selliste laste ja lastevaheliste sõpruste kohta vist võiks teha eraldi podcast'i, sellepärast et see on väga-väga valus teema. Et kogu see kambatamine, teiste väljajätmine, see on juba eraldi teema. Nii, ütlesin otse, panin kõvalt, aga loodan, et te mõtlete asjad üle hästi järgi. Pidage siis meeles, kas laps julgeb abi küsida, kas ta julgeb abi küsida ka võõralt inimeselt, kas ta oskab pettumusega hakkama saada, kas ta teab, et eksimine on õppimise osa, et kõik ei pea kohe välja tulema, kas ta teab, mis asi on pingutus näiteks, kas ta on valmis pingutama. Kas võõrad on talle seiklus või jõudus, kas ta oskab kuulata, päriselt kuulata, kas ta loob kuulamise ajal kontakti ise või seda kontakti tuleb temalt võtta, kas ta suudab püsida paigal, kas ta tunneb maailma vastu huvi või ta elab endiselt oma väikeses fantaasiamaailmas. Ja lapsed ei ole vales kohas, iga laps küpseb erineval ajal ja pea meeles siis seda tomatite keemiaga punaseks peksmist on ju ja hirmuga ja siis kuidas tomatikene ise kasvab ja siis oleks väga-väga tore, kui te vahepeal istuksite kellegi kasvuhoones või enda kasvuhoones ja vaataksite päriselt natukene neid tomateid. Võib-olla tuleb siit mõni niisugune hea taipamine. Teadlikum ema podcastid, sa leiad kõik teadlikumema.ee podcastide alt, aga ma tahaksin sind, kallis ema, kutsuda ka Teadlikuma ema klubisse. Teadlikuma ema klubi on loodud selline mõnus väikene keskkond, kus sa saad minuga olla, sa saad minu käest küsida. Inimesed kirjutavad mulle väljaspoolt klubi päris palju. Aga ma ütlen teile ausalt, mul ei ole nii palju aega vastata. Ma vastan oma klubilistele. Ja klubis on meil on joogatunnid klubis, sest ema füüsiline keha on ääretult oluline, siis meil on suhtlemistunnikene pärast joogatundi, siis meil on siuksed mõnusad postitused, et aitan alati emadel hoida sellist kuidas näiteks praegu käib meil väljakutse, et emad saaksid üldse emaduse rollist paremini aru, et kuidas siis olla ema
sellepärast et emadus on kõigest üks roll, mis on segamini kõikide teiste rollidega. Teadlikum ema klubi on siis niisugune väikene pesakene emmedele. Ja kui ema liitub, siis isa on ka ju otse loomulikult juba selles infovoolus sees, on ju. Ja tarkmine.ee leht on siis loodud nendele, kes soovivad lapsega koos õppida või laps soovib õppida ja see on väga palju odavam kui eraõpe. Ma pean teile kohe ütlema, et mul natukene hing valutab selles suhtes, et meil on tasuta haridus, aga tasuta haridus pole vahepeal väga kvaliteetne, et lapsed just ei julge küsida, neil on probleeme õpetajaga. Ja siis ma mõtlesin, et sihuke online keskkond, kus on matemaatika, füüsika, keemia alates 5. klassist on väga-väga abistav väga paljudele lastele. Just neile, kes on pandud liiga vara kooli, on ju. Kuulge, aga käige siis minu lehtede peal. See siin oli sinu esimene etapp teadlikuma ema seikluses ja tea siis, et ma ootan sind klubisse, ma ootan sind õpinurka, aga võib-olla sa tahad tulla hoopis mentorlusse. Mina olen pühendunud sellele, et õppida ema rolli tundma ja aidata emasid. Et iga ema ei peaks tegema ise oma inimkatseid. On ju. Pea meeles, kui keegi sulle pole veel öelnud, siis sa oled täiesti imeline. Ja kui sa pead ennast halvaks emaks, siis tea, et see on esimene näitaja, et sa oled hea ema, sest halb ema ei mõtle selle peale mitte kunagi. Ma armastan sind. Kohtume järgmises episoodis.